Tere, armsad raadiokuulajad. Mina olen Harri Raudvere ja täna jätkame Nõmme raadio eetris laupäeviti olevat saatesarja. Minu käsitletavad teemad on võetud elust enesest ning saanud alguse meie peaministri härra Andrus Ansipi ilusast ja heleroosast unistusest, milles eestlastel oleks lähitulevikus koht 5 jõukama rahva hulgas. Eelmises saates käsitlesime vaesust kui inimkonna ühte suurimat ja ohtlikumat sotsiaalprobleemi. Saime teada, et vaesus on mitmedimensiooniline ja ei piirdu kaugeltki ainult rahaliste vahendite nappusega. Me mõistsime vaesuse olemust ning andsime ülevaate ja hinnangu erinevatele vaesusteooriatele. Vaesus ongi ju see nähtus, millele meie peaminister on otsustanud sõja kuulutada. Ja seda, et vaesuse vastandiks on jõukus, pole vististi mõtet kellelegi seletama hakata. See tundub olevat iseenesest mõistetav. Kuid samas ei pruugi see nii ka olla, sest küllaltki tihti ei osata vahet teha jõukusel ja rikkusel. Ka mulle on öeldud, mis on sellel vahet. Rikas on rikas, jõukas on jõukas ja sellega ongi kõik öeldud. Aga jõukus on oma olemuselt ainult väikene vaheetapp teel rikkuseni. Ning arvatavasti on enamiku inimeste meelest juba jõukaks saada ülim unistus. Ma ei usugi, et Eestis oleks maailma mastaabis tõeliselt rikkaid inimesi. Vahest mõni on. Mõni, kellel on elus vedanud ning ta on sattunud olema õigel ajal, õiges kohas. Aga samas usun ma ka, et enamikule meist, eriti siis, kui me heidame pilgu omaenese sisemusse, on olulisemaks väärtuseks sotsiaalne turvalisus ja hingerahu. Nüüd te võite küll öelda, et rikas võib selle kõik endale lubada, lihtsalt osta ja polegi rääkida millestki. Kuid kas see ikka on päris nii? Tarbida võib rikas kindlasti oluliselt rohkem, kui ta vajab. Kuid milline kasu oleks kohvritäiest kullast üksikul saarel või keset röövlikarja, kes on otsustanud sinu varanatukeses inventuuri läbi viia. Rikkus ilma keskkonnata ehk ilma ühiskonnata, mis hindaks ja aktsepteeriks selle rikkuse olemust, ei ole rikkus, pigem mõttetute asjade kogum. Ja milleks on inimesele vajalik selline kogus väärtusi, kui ta neid niikuinii tarbida ei suuda? Ega teda selle eest rohkem ei armastataks. On teada tõsiasi, et raha teeb raha. Aga kas ma oleksin siis õnnelikum? Või kas me siis oleksime õnnelikumad, kui meil oleks 20 miljoni asemel 50 miljonit? Ma usun, et kindlasti mitte. See ei suurendaks ka meie turvatunnet, sest turvatunde saavutamiseks piisab ka 20 miljoni olemasolust ja jääb veel ülegi. Mulle meenub omaaegne Arnold Schwarzeneggeri ütlus, kui ta tunnistas, et ei ole sellel aastal sugugi õnnelikum kui eelmisel aastal, kuigi sellel aastal on tal varandust mitme miljoni võrra rohkem. Oluline on see, et me mõistame seda põhimõtet. Mitte ei loe numbreid. Aga samas annab raha meie ühiskonnas võimu. Kellel on raha, sellel on ka võim. Ja kellel on veel rohkem raha, selle võim peaks olema ka veel suurem. Loogiliselt see nii ka on, kuid tõeline võimutäius algab alles sellelt tasandilt, kui inimene tunneb ennast ise rikkana ning seda rikkust aktsepteerib ka ühiskond. Ja inimese olemus paljastub vaieldamatult
kõige paremini siis, kui ta saab tunda, et omab võimu teiste omasuguste üle. Eks ütleb vanasõnagi, kui tahad näha, kellega sul on tegu, anna talle võim ja hingestriptiis ei lase ennast kaua oodata. Koos võimuga on kerge tekkima ka ilmeksimatuse tunne ja põhimõte, et maailmas saab eksisteerida ainult 2 liiki arvamusi. Näiteks üks minu arvamus ja ülejäänud kõik valed arvamused. See on meil ajaloost küllaltki tuttav ja ka kahjuks tänapäeval väga sageli jälgitav. Loomulikult on vaesemates riikides rikkuse mõiste miinimumpiir madalam kui rikastes riikides ning vastavalt sellele on madalam ka arusaamine absoluutse võimu rakenduslikest võimalustest. Kohtame ju igapäevaelus piisavalt palju inimesi, kes on võimujänused ja kes vastupidiselt üldkujunenud käsitlusele, milleks oli, et rikkus annab võimu, üritavadki seda võimu saada, et just siis selle võimu läbi rikastuda. Sellised inimesed on ühiskonna jaoks tervikuna kõige ohtlikumad. Kui mõistuspärane rikas, niimoodi võime teda nimetada, omades piisavat võimu, ei kipu seda ju üldjuhul negatiivselt rakendama. Vähemalt oma ühiskonnas või administratiivjaotuse piires, milleks me võime lugeda riiki. Sest rikkal on, millest ilma jääda ja mida kaotada. Ning tavaliselt rikas sellega nii kergelt ei riski. Kuid võimujalunine hull, kes tahab võimu saamise või võimu omamise läbi kiiresti rikastuda, käitub tavaliselt alati teiste ühiskonnaliikmete või siis ka sotsiaalsete gruppide suhtes ebaeetiliselt ning tihtilugu ka kuritegelikult, üritades saada enda kontrolli alla või siis koguni omada järjest suuremaid ühiskondlikke rikkusi. Üheks selliseks rikkuseks võiksime nimetada riigieelarvet. Avalikus konkurentsis ei oleks neil üldjuhul lootustki oma unistusi realiseerida, sest avalikus konkurentsis maksab eelkõige kompetentsus ja juba oleva materiaalse ressursi olemasolu. Eriti teravalt torkavad sellised tendentsid silma siirdeühiskondades, nagu selleks on postsotsialistlik Eesti, kus endised kommunistid, kes omasid ühiskonnas kindlat sotsiaalset positsiooni, hakkasid tegema suuri jõupingutusi oma võimu jätkavaks kindlustamiseks ning selle läbi ühiskondlike ressursside kontrolli alla võtmiseks ja loomulikult ka hoidmiseks. Ütlen vahele, et postsotsialistlik. Just nimelt sellepärast, et see tähendab peale sotsialistliku ühiskonnakord. Ja just sellises ühiskonnakorras me täna viibime. Omades üheaegselt võimu ja ühiskondlikku süsteemi, mis tunnistab ja kaitseb eraomandit, kadusid kõik piirid iseenda majandusliku jõukuse kindlustamisel. Viimase aja ilmeksimatut näidet või ilmekamat näidet sellest valdkonnast saate lugeda 17. märtsi Äripäevast, kus kirjeldatakse miljonisadu virisevate poliitikute firmadele. Mis sellest, et rahad tulevad Euroopa Liidu fondidest? Oluline on see, kes ja kuidas otsustab. Ja kui jätkub raha toetuste arvel ka veel dividendide väljamaksmiseks, siis on süsteemis midagi väga valesti. Hõlpjõukuse saamise kindlustamiseks on isegi korruptsiooni mõiste muudetud umbmääraseks ning täna seondub ta peamiselt lihtlabase vargusega, jättes kõrvale seosed poliitilise võimu ja majanduslike võimaluste vahel. Kahjuks on ka kaitsepolitsei lihtsalt valitseva kliki käepikenduseks, kes selle asemel, et tuvastada võimalikke korruptiivseid sidemeid, läheb kergema vastupanu teed ja palub need hankida
informatsiooni edastajal. Huvitav küsimus. Kuidas peaks tavakodanikud teostama sanktsioneeritult jälitustegevust? Ühesõnaga, lootusetu asutus objektiivseks tegutsemiseks. Ning eks oma särk ole ikka kõige lähemal. Ja sellepärast on parem rõhuda poliitilisele vastutusele, mis lõppkokkuvõttes ei tähenda mitte kui midagi. Aga tuleme nüüd tagasi jälle vaesuse juurde, sest jõukatega on nii, nagu on. Nemad muutuvad tänu eurotoetustele ja poliitilise korruptsiooni oskuslikule ärakasutamisele veel jõukamaks ja samas ka võimukamaks. Statistikale tuginedes võib väita, et tõeliselt heal järjel elavaid inimesi ei ole Eestimaal üle 15%. Loomulikult võib öelda, et neid on rohkem. Kuid kas me saame nimetada neid inimesi jõukateks, kes omavad pangalaenuga soetatud eluaset ning sõidavad liisitud autoga, mis kuulub ka loomulikult pangale? Kes on siis jõukas? Loomulikult pank ja pankurid, kuid mitte aastateks laenude kütkes vaevlev inimene. Jõukaks saame lugeda teda alles siis, kui laenud on õnnelikult kustutatud, vara natuke on välja ostetud ning kuulub inimesele või siis omanikule ilma kohustusi omamata. Ideoloogiliselt tundubki kõik olevat õige. Poliitiline süsteem on andnud võimaluse pankade vahendusel kõikidel inimestel saada laenu eluaseme soetamiseks. Tervikuna paranevad ka riigi majandusnäitajad. Ajalehtedest saame lugeda sadadest vakantsetest töökohtadest. Ettevõtjatelt kuuleme, et töökäsi ei jätku ja paremad oskustöölised põgenevad riikidesse, kus nad saavad ka paremini tasustatud. Aga mis siis saab sellest meie ausast ettevõtjast, kellel puudub poliitiline seljatagune, kes maksab korralikult riigimakse ning üritab püsida ausas konkurentsis korruptantide, eurorahade laristajate või muidu pättidega. Loomulikult ei suuda ta ka maksta oma töölistele võrdväärset palka ja nii jääb ta lõppkokkuvõttes ka nendest ilma. Ja jälle on vaeseid juures ning rikkamad muutuvad veel rikkamaks. Jätame nüüd tuleviku tarbeks meelde, et võimuahned üritavad poliitilise võimu omamise abil rikastuda ning majanduskasv ja ka pensionitõus tugineb suuremal osal toetuste ja laenurahade kasutamisel. Mudel on ääretult lihtne. Laenurahaga makstakse töötajatele palka, kes on näiteks tööl elamuehituses. Samuti tasutakse laenuraha arvelt sotsiaalmaksu. Piisab sellest, kui laenamine väheneb ning toetused on kasutatud. Mille arvel siis hoida majandust tasakaalus, kui väliskaubanduse bilanss on ajast aega negatiivne? Me tarbime rohkem, kui toodame. Ning sellise majandusmudeli korral ei saa meist kunagi jõukamat rahvast. Laenuleib ja peerutuli ei kesta kaua. Seda peaks ka meie peaminister teadma. Loomulikult, kui kommunistliku baasharituse programmis sellised elutõed kasutada olid. Pigem teab ta seda, et me ei oota loodusele armuande, me võtame. Ja just nii, nagu Reformierakonna ideoloogiale kohane. Ühe tõsise ja enesest lugupidava riigi kõige olulisem ressurss on tema rahvas. Just rahvas, kes elab selles riigis ja kes peab seda riiki oma kodumaaks ning mõistab ka selles riigis elamise eeliseid. Respekt riigi ja rahva vahel peab olema vastastikune. Ainult rahvas ja inimteadvus
suudavad luua väärtusi, mis tagaksid inimühiskonna harmoonilise arengu. Sellepärast ongi olulisem riiklik ülesanne tagada keskkond, kus inimesed tunneksid ennast kindlalt ning oleksid valmis oma sugu jätkama. Loomulikult võib tugineda seisukohale, et selle poole meie peaminister püüdlebki. Rahvas saab ju jõukaks ja hakkab omasuguseid tegema. Aga jõukaks ei saa kahjuks ennem, kui meil ei ole ressurssi, kellega jõukuse poole püüelda. Kui panustatakse jätkuvalt 10–20% rahvastikust ja ülejäänutele makstakse toimetuleku kindlustamiseks kompensatsiooni, oleme igavesti vaesed. Statistikale tuginedes on Eestis vaesusest või vaesusriskist ohustatud veidi üle poole elanikkonnast. Veidi üle kolmandiku nendest on ressursitasemega alla vaesuspiiri. Ligi 1/5 elab otseses vaesuses ja teist sama palju on toimetulekut ohustavas vaesuses. Vaesusega kaasnevad nähtused on ühiskonna arengu seisukohalt äärmiselt ohtlikud. Suurim oht, mis vaesusega kaasneb, on sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalne tõrjutus kui kaasaegne termin tähistab eelkõige subjekti eraldumist ühiskonnast, kusjuures tõrjumise kriteeriumiks on subjekti suutmatus osaleda ühiskonna majanduslikus, poliitilises või kultuurilises elus. Järelikult ei seondu sotsiaalse tõrjutus niivõrd ühiskonna vaenulikkusega, kuivõrd rühma või indiviidi võimetusega ühiskonna elus osaleda, kaasa teha ja lihtsalt olla. Sotsiaalse tõrjutuse ilminguks on kooskondlikest tegevustest kõrvalejäämine. Piiratud võimalused vaba aja sisustamiseks, tegevuseks koduvälises sfääris, nagu reisimisest ja muudest ühisaktsioonidest loobumine, mis viib indiviide ja rühmi isolatsioonini ning kontaktide taandarengule. Sotsiaalne tõrjutus ei ilmne üksnes kõrvalejäämises, hariduse omandamisest, töövõimaluste ahendamises või poliitilisest osalusest. Samaaegselt väheneb subjektide interaktsiooniväli ja suhtlusring. Kahaneb nende sotsiaalne kapital kui efektiivne sidemete võrk. Kujutage nüüd endale ette situatsiooni, kus näiteks teie laps tuleb koju ja teatab, et tema sõbrad on otsustanud minna suusatama koolivaheajale, näiteks Kuutsemäele, ja selleks vajab ta 3000 krooni, sest ta tahab ju nendega kaasa minna. Samas on teil vaja tasuda pangalaen, autoliising ootab maksmisjärge, kindlustusarved ootavad tasumist ja muud elukondlikud pisitehingud vajavad samuti sooritamist. Ning siis ka see veel kaelas. Kui te keeldute, siis üldtunnustatud käsitluse alusel loote olukorra, kus laps võib saada oma kollektiivi poolt sotsiaalselt tõrjutuks ning seltskond, mis moodustab tema igapäevase suhtlusringkonna, võib temast eemale hoidma hakata või võib hakata teda tõrjuma, sest teie laps ei suuda kuuluda ringkonda, kes on teist tervikuna rohkem majanduslikult kindlustatud. Võib ju vastulauseks öelda, et sõbrad mõistavad ning saavad sellest aru. Ja sellest ei tule probleeme. See võib nii olla, aga kui see toimub pidevalt, ühel hetkel te tunnetate, et see sõprusringkond, kellega teie laps lävis algkoolis, ei ole enam see ning ei koosne ka enam nendest inimestest. Huvitav oleks teada, kuidas te oma lapsele seda selgitaksite. Kas määratleksite tema sotsiaalse staatuse tulevikuks või lohutaksite illusoorsete müütidega tublidusest, töökusest ning sellega kaasnevast edukusest ja jõukusest.
Aga kui ta juhtub juhtumisi küsima, miks te siis ise kõik seda ei suutnud, mida te talle lohutuseks räägite? Kas see on olukorra kirjeldamiseks parim näide? Ma ei oska öelda. Sest eks paljudel on omad näited ja igapäevaprobleemid kirjeldada, mis sobivad kindlasti sellesse raamistikku. Sotsiaalse tõrjutuse tagajärjel väheneb inimese ühiskondlik osalus järsult. Süveneb tema jõuetus ja pettumustunne ning ühiskonna elust eemaldumine. Sotsiaalse tõrjutusega kaasneb võõrandumine, mis tekitab sissetulekute vähenemise, töökaotuse ning rahulolematuse oma majandusliku olukorraga. Pettumine ning võimetus kujunenud olukorrast välja pääseda ei lase olukordi ise juhtida ega oma huviga ühiskonna asjade vastu taas tekkida. Nii nagu me teame, ei tule pooled Eesti Vabariigi kodanikud valima. Ja see on ilmekas näide. Need inimesed on sotsiaalselt tõrjutud. Sotsiaalse tõrjutuse põhjuseid võib olla palju. Suurem osa sotsiaalse tõrjutuse põhjustest on seotud ilmajäetuse või toimetuleku probleemidega. Olulist rolli mängib töökaotus, mis tingib sissetulekute vähenemise ning paneb ohtu perede arengu. Uue töökoha leidmine eeldab tavaliselt head haridust, eriala tundmist ja ka loomulikult soovitavat vanust. Paljudel töökoha kaotanutel ei jätkugi ettevõtlikkust ja julgust, et luua oma firma. Pikaajaline töötolek, millega kaasnevad üldjuhul täitmata kohustused eluaseme tasumisel või pere ülalpidamisel, tõrjuvad inimese aktiivsest ühiskonnaelust eemale ja sunnivad senistest tarbimisharjumustest loobuma. Kuid sotsiaalse tõrjutuse ilmingud ei ole kaugeltki seotud alati isiku majandusliku olukorraga. Sotsiaalse tõrjutuse puhul räägitakse heaolu 3 dimensioonist. Need on omamine, olemine ja lähedus ja kokkuvõttes nende defitsiit. Silmapaistvam neist on omamise defitsiit, mida sageli kaldutakse mõistma materiaalsete ressursside vähesuse ehk vaesusena. Tegelikult haarab see endasse märksa enamat. Sotsiaalne tõrjutus ähvardab neid, kelle ei piisa vahendeid, et hoolitseda oma tervise eest, omandada haridust, luua elamisväärset kodu, saada osa ühiskonna kultuuriväärtustest. Samas võib omamise defitsiit ka kaasa tuua olemise ja läheduse defitsiidi. Vähenevad võimalused end teostada, omandada soovitud kohtu ühiskonnas, vastata tarbimisühiskonna väljakutsetele, end arendada, suhelda, reisida ning osaleda huvitegevuses. Ja samas, mis on muidugi kõige ohtlikum, võib tekkida identiteedikriis, mis seab kahtluse alla oma võimekuse ning viib elu mõtte kadumisele. Ja kui inimene ei leia oma elule mõtet, pole tal midagi, mille pärast vaeva näha, end pingutada ning mille pärast ka elada. Siit jällegi küsimus peaministrile. Miks peaks identiteedi kaotanud inimene muretsema kaaskodanike jõukuse suurendamise pärast? Sotsiaalse tõrjutuse hindamisel lähtume heaolu võimaluste puudumisest, kuid ei keskendu sellele, mida tähendab ühe või teise võimaluse tegelik puudumine iga indiviidi jaoks. Selline lähenemine võimaldab hinnata sotsiaalse tõrjutuse kuhjumist. Indiviidi sotsiaalse tõrjutuse kuhjumine tähendab ühiskonna jaoks ohtu kaotada inimkapital ja sellest tulenevalt ühiskonna sotsiaalne sidusus väheneb. Sotsiaalse tõrjutuse kuhjumise hindamiseks liidame erinevais heaoluriikides ilmnenud individuaalsed heaoluvõimaluste puudujärgid ning lähtume hüpoteesist, et mida suuremast arvust heaoluvõimalustest indiviid ilma on,
seda rohkem kogeb ta väljatõugatust ühiskonnast. Inimene, kes on sotsiaalselt tõrjutu või kellel on suur oht selleks osutuda, vajab tõenäoliselt nii ainelist toetust kui ka vaimset tuge. Järelikult läheb sotsiaalselt tõrjutu ühiskonnale rohkem maksma kui see, kes ei ole tõrjutud või kellel on väikene oht saada tõrjutuks. Kuid vaieldamatult on kindel, et ilma ühiskonna tähelepanuta tõrjutus süveneb. Järgmisel laupäeval käsitleme põhjalikumalt sotsiaalse turvalisusega seonduvaid küsimusi ning vaatleme, millest koosneb inimese jaoks mõiste sotsiaalne turvalisus. Seniks soovin teile kõike kaunist ja kohtumiseni järgmisel laupäeval samal ajal. Saade on salvestatud 2006. aastal.